Tippiluspetsialistina seisab Merilin Markov valm selle eest, et naised enne püsimeigi tegemist mõtleksid tõsiselt, kas teha püsimeiki ja kui teha, siis seda oma ala parimate juures. Ta on isiklikult pidanud parandama paljude naiste nägusid. Merilin Markov valm on Eesti üks hinnatumaid ja konkreetsema ning professionaalsema suhtumisega ilukoolitaja ja spetsialist. Ja ütleme tere tulemast, Merilin Markov Malm. Tere õhtust. Tere. Mis on püsimeik? Püsimeik on siis meik, mida teostatakse pigmendiga naha pealmisesse kihti. Kui sageli peaks siis püsimeiki tegema? Püsimeigi puhul on nüüd nii, et kui klient teeb selle ära, siis järgneb hooldus 6 aja jooksul ja siis on kusagil kas aasta pärast või 2,5 aasta pärast. Milleks seda püsimeiki on vaja? Mis on tema hea omadus või pool? Püsimeigi hea pool on siis see, et klient ei pea hommikul ärkama üles ja pool tundi seda endale tegema, et tal on see olemas. Kas peab siis 3 korda või 5 korda enne mõtlema, kui lasta püsimeik teha? Kindlasti väga oluline on püsimeigi puhul, et kelle juurde minna, et uurida tausta, et oleks kindlasti professionaal. Kas mehed võivad lasta ka endale püsimeigi teha või on see ainult naiste pärusmaa? Tänapäeval on see pärusmaa ka meestele, et just kiilaspäisuse puhul, et mehed teevad endale üle siis sükse nädalaajase või ütleme siis kuuajase sellise siilisloengu. Just nimelt imitatsiooni. Ja mõistuse kohad on siis see, mida varjatakse siis ära. Kui varmad on Eesti mehed siis laskma püsimeiki teha? No ütleme niimoodi, et juba on, aga natukene on veel häbelikud. No te olete elus pidanud parandama ka paljude naiste nägusid. Mida siis tuli teha? Kõigepealt paljudel on see, et midagi ei annagi teha, et tuleb lasereemaldust teha, aga on siis korrektsioon. Korrektsioon on siis see, et teise tegemata töö või ütleme siis lohakas töö üle teha. Et kui lasta püsimeik teha, siis tuleb ikkagi sammud seada professionaali juurde, mitte nii, et sõbranna või keegi tuttav teeb mulle selle. Ütleme jah, et selles puhul on ikka nii, et kõigepealt me uurime inimese tausta, vaatame, kas ta on diplomeeritud, kui palju ta on diplomeeritud, kus ta käib, kas ta käib välismaal. See ei tähenda, et ta peab ainult välismaal käima, ta võib ka Eestis käia erinevate tegijate juures, kes on professionaalid. Tal peab olema kindlasti taust taga ja sellest tuleb ka töö, mida Ma saan aru, et püsimeigi tegemine odavlõbu ei ole, et peab ikkagi arvestama päris korraliku väljaminekuga. Jah, nii see on tõesti, et ütleme nii, et üks protseduur maksab siis 150 kuni 230 eurot. No ütleme, kui meestel seda kiilaspäisust hakata varjama, siis 6-7 tundi läheb ära, et umbes tonnise väljaminekuga peab igal juhul arvestama. Ja on küll nii, jah. Isegi võib-olla natuke rohkem. No teil on Tallinnas üks õige intrigeeriv üritus. Millega siis on tegemist? Mida te tutvustate? Me tutvustamegi püsimeigis erinevaid siis teemasid, kus on siis klassikaline püsimeik, siis on mikroblanding, nad omakorda veel jagunevad eri rühmadesse, siis on lasereemaldus. Ma olen kuulnud, et naised, kui püsimeigist räägitakse, et väga paljud lasevad, ma ei tea, kas on siis kulmude korrigeerimine või midagi seal kulmude peal tehakse, mida nimelt? No kulmude peal ongi siis see, et on põhiline praegu on hästi populaarne siis mikroblanding, selline karvtehnika. Et ta jääb hästi õhuline, ta jääb hästi loomulik, kuigi on see, et oleneb väga palju, mida klient soovib, et mõni tahabki, et oleks natukene võib-olla väljakutsuvam, võib-olla natuke tugevamini tehtud, siis tuleb juba aparaat appi võtta ja siis aparaadiga tööd teostada. Ma saan aru, et nii nagu ütleme ilumaailmas igal pool on olemas oma suunad ja trendid, kui nüüd rääkida püsimeigist, siis millist on seal võib-olla need kõige viimased suundumused? Nii nagu üldse ilumaailmas suunad muutuvad iga poole aasta tagant, kogu aeg mõeldakse midagi uut välja, et suund ongi tegelikult praegu just see, et loomulikkus, et võimalikult loomulik, võimalikult naturaalne välja näha, et kui sa lähed välja, et sul on selline ilus, rõõmus ilme ja puhas ilme, et
see on praegu siis see suund. No kes meie juttu kuulab ja kärbes hakkab peas sumisema, tahaks võib-olla sellest homsest üritusest osa saada, kuulda ka viimaseid uudiseid. Kuhu ta peaks siis tulema? Ta peaks tulema siis Lõõtsa 6. See on siis Ülemiste konverentsikeskusesse. Ja mis kell on siis võimalik juba uksest sisse astuda? No uksest sisse saab astuda juba 8:30, aga konverents ise hakkab pihta kell 9. Ja usutavasti ettekanded, presentatsioonid on kõik huvitavad, intrigeerivad. Kindlasti sellepärast, et kohale on tulnud 7 erinevast riigist, et hetkel on see Eestis esmakordne, kus nii palju välisriikidest üldse koolitajaid tuleb, sellepärast, et ütleme nii, et ega see selline kerge neid siia saada ei ole, et nende aegu kokku panna, kuna neil on aasta aega ette broneeritud kõik erinevatesse riikidesse, kus nad käivad, et see, et meie Eestisse nad ühel ajal kõik kokku saime, see oli puhas õnn. Suur tänu, Merilin Markov-Malm, aitäh teile!